Väga hästi. Kuidagi see hooaeg on veel kiirem kui eelmised millegipärast. Ülipalju on selle Endurance'i ja Euromoto testimisi, võistlusi. Nüüd järgmised 6 aega tuleb veel hullem, nii et lähme neljapäeval ära, tuleme kuskil juuni keskel tagasi. Nii et mootorrattaga saab kõvasti sõita. Elu tegelikult on hea. Praegu sa oled õige väikse mootorratta peal. Mis sa tegid enne siin väikest? Ja, kuna meil minibaigi mehed on ka praegu Eestis oma Tšehhi võistlustelt või Slovakkia võistlustelt tagasi, siis on niisugune hea võimalus nendega koos siin kihutada, trenni teha, neid kiusata. Enne siin natuke läks liiga kaugele see kiusamine, pidime ümber kukkuma ühe väikse tegelasega, aga ei, see on väga lahe trenn, väga lahe sihuke. Mul endal võtab higimulli otsa ette ja ma arvan, et neil on ka lõbus minust mööda sõita. Kuidas nad sulle mulje jätavad? Vihased. Mitte vihased, aga sellised võitluslikud. Neil on üliäge on näha seda, et kui väga nad võitu tahavad ja mööda tahavad sõita ja see on annab mulle ka jõudu pingutada, et neist ees olla. Et siin on jah, kuna neil on väike kaalueelis, minul on väike kogemuse eelis, siis see lõpptulemus siin, eriti koonuste vahel, on suhteliselt sarnane. Me oleme suht sama kiired. See suure raja peale minnes või isegi kardiraja peal, kui me sõidame sama mootorrattaga, siis ma olen ikkagi aeglasem, kuna ma kaalun mitte poole rohkem, aga peaaegu poole rohkem kui nemad, siis siin koonuste vahel on nats rohkem teha mul jõuga ja selle kogemusega. Ehk siis ei, äge on, nad on tublid. Nad on tegelikult Euroopas ka tublid. Nad käivad suht-koht sama rada, mida mina käisin täna juba siis 20 aastat peaaegu tagasi, natuke vähem 15. Et see, ma näen, et seal on potentsiaali. Nende esimest sõitu said vist poole silmaga Saksamaal vaadata. Me vaatasime Superbowli ja vaatasime esimest sõitu me ei näinud, kuna meil vist oli endal start samal ajal, aga teist sõitu me vaatasime ja karjusime. See oli täpselt samal ajal kui Le Mansi MotoGP ja siis kogu ülejäänud pitt vaatas MotoGP-d. Kõik tulid, ütlesid, et miks te seda vaatate, et see MotoGP ju käib. Ja siis Marko ütles neile, aga MotoGP-s pole ühtegi eestlast. Ja siis me vaatasime seda minibaigi sõitu edasi ja kui Sander kõhuli pani, siis me karjusime ja siis kogu ülejäänud pitt arvas, et keegi pani GPS kõhuli, nii et seal oli kõva konkurents, kes mida vaatab. Kuidas Saksamaa etapp läks? Kas läks nii nagu lootsid või ei? See oli okei, aga see ei olnud midagi sellist super head. Ducati on samas kohas, kus ta eelmine aasta oli. Seal ei ole midagi muutunud, ehk siis talle vastu me saame ainult ebastandardsetes olukordades. Oleks pidanud olema 2 korda teine, ütleme ausalt, aga me oleme teinud mootorratast paremaks, me oleme kiiremad, natuke rehvi eluiga on viletsam kui eelmine aasta, aga see oli ka meie talve eesmärk, lihtsalt me võib-olla läksime selle Sachsenringi raja jaoks liiga kaugele selle seade muutusega. Aga pigem me oleme nagu talvel teinud head tööd. Kvalis me olime väga lähedal Ducatile, ma arvan, et Brnoos me oleme ka tugevad. Brnoos on rehvi mure natuke väiksem ka kui Sachsenringil, ehk siis ma olukorraga olen rahul, tulemusega mitte. Ütleme niimoodi. Kuidas esimene Endurance'i etapp läks? Umbes täpselt sama, olukorraga olen rahul, tulemusega mitte. Sellepärast, et me Endurance'i etappi kui võrdsustada boksis veedetud aeg kas esikohaga või teise kohaga või 3. kohaga, siis me oleks pidanud võitma. Sõidu poolest me oleks, seda on vilets öelda, oleks pidanud võitma, aga meie kiirus oli piisav, et võita. Et esikoht veetis 33 minti boksis aega, meie veetsime peaaegu tund aega. Ehk siis need 13 ringi, mis me esikohast maha jäime, seal oleks kindlasti tagasi tulnud, aga meil on meeskonnal, ütleme, on võimalus nüüd Spaaks need asjad korda teha. Seal ei olnud midagi seotud nagu halva õnnega, seal oli lihtsalt kogemuse puudus ja ettevalmistuse selline vilets ettevalmistus natuke. Et
selles mõttes on olukord hea, et need on kõik meeskonna enda kontrolli all need asjad korda teha. Et me ei pea lootma mingile heale õnnele, et me spaas tugevad oleks. Ehk siis jah, olukorraga rahul, tulemusega mitte. No iga eestlane tahab nüüd teada, kas ja millal nad siin näevad sõitmas siin. Ja, praegu nüüd on plaan ikkagi suurel võidusõidul võidu sõita, küll mitte Euromoto mootorrattaga, aga võrdväärse mootorrattaga. Meil on siin lähemal on üks eelmise aasta võidukas, siis, mis on tulnud Eesti ja seda äkki mul on võimalus kasutada siis suurel võidusõidul võidu sõitmiseks, sest et graafik enne seda on päris tihe. Üks nädal enne on Euromoto etapp, üks nädal pärast on Euromoto etapp, lihtsalt logistiliselt ei ole võimalik seda mootorratast siia saada. Aga võidu ma sõidan praktiliselt sama mootorrattaga, millega eelmine aasta rajarekord tuli. Aga järgmine nädalavahetus vist ei näe sind? Järgmine nädalavahetus ei näe. Järgmine nädalavahetus me testime Brno's, siis peale seda on Brno võidusõit ja siis kohe peale seda on spa 8 tundi. Nii et see ongi see 3 nädalat, kus me nüüd ära oleme kõik ja tuleme juuni keskel tagasi. Igal juhul aitäh sulle ja edu! Väga tore, aitäh!